Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Langemotokeskuse kaardirada on Eestimaa kõige esinduslikum, seda kinnitasid ka külalised Leedust ja Soomest, kes Eesti meistrivõistluste eelviimasel 5. etapil meie paremikule konkurentsi pakkusid. Eesti karikavõistluste arvestuses toimus kõigepealt kadettklassi 10-ringiline finaal, mille otsustavad sündmused algasid 5. ringil, kui 16 noorest oli rajal veel 14 ja otsustava rünnaku võttis ette Konrad Karjus, kes liidriks tõusis ja finišiks teistega päris korraliku vahe sisse sõitis. Tema seljadaga jõudsid poodiumile veel Sander Kajak ja Remi Ruubin, kellele vaid 0,3 sekundiga kaotas Bennett Korjus. No kui pool sõitu oli läbi, siis tegid sa sellise rünnaku, kas sa ise ka saad aru, millega sa hakkama said, nagu viskasid teistele järgi ja siis kohe mööda, räägi ise. Ei saanud väga aru, aga Sander ikka kattis ja siis kui nägin, et nüüd on võimalus, siis läksin mööda. See ongi kõige õigem, iga võimalus, kui kõige väiksem tuleb ära kasutada. Ja siis lõpuni sul enam suuri probleeme ei olnud. Ei olnud. Sa tegid ka täna kõige kiirema ringi, tead seda? Jah. Karl, sul oli parim stardikoht täna. Kuidas sa ise hindad oma sõitu? Väga ei olnud, aga kogu aeg ei saa võita. Kogu aeg võita ei saa tõesti. Aga ütleme, et eks Konrad tegi ka päris kibedat sõitu su selja taga. Jah. Kas üritasid katta ka natukene? Ei õnnestu. Ei. Remi, räägi sina oma sõidust täna, kuidas läks? Kvalifikatsioon oli hea, sain teise kohaga, siis teine eelsõit ma põrkasin Konradiga kokku ja ma sain selle eest 5 sekundit karistada. See kogemus on ka vaja üle elada, eks ju? No jah, et siis õnneks ma arvasin stardin 9. aga hoopis 6. ja 3. Meeldivalt pikk stardirivi 23 võistlejat oli mikroklassis, kus selle hooaja valitseja on olnud Meril Peldes. 4 aastat tagasi alustas ta eriloaga just selles klassis ja tänaseks on Meril teistele püüdmata olnud kõikidel etappidel. Kui tavaliselt on talle kõige tõsisem vastane olnud Mattias Ojapõld, siis 5. etapil tõusid 2. ja 3. poodiumile hoopis Nikita Ljubimov ja Gert Kiisk. No sinul on nüüd sellel kaardimeistrivõistlustel kõik soovid täide läinud. Räägi tänasest sõidust ise. Täna läks väga hästi, ei oleks olnud paremini minna ja väga õnnelik. Aga oli sul mõningad kõhklused ka, kui ta seda kaarti hääles, et mis peaks veel tegema, kuidas kiiremaks saada? Ei olnud hommikul hiidis, panime korda ja nii jäigi. Siis polnud muud kui ainult täna gaasi? Jaa. Gert Kristjan, sa oled suhteliselt esimene mees olid sa esireal startimas, räägi sõidust. Sõit oli, see 3. koht oli tänu mu mehaanikule ja ma oleks saanud teiseks, aga kuna ma startisin väljas, ma ei saanud siserajale. Aga üritasid kõvasti ju? Jaa, ikka üritasin. Aga oled sa oma 3. kohaga rahul? Väga rahul olen. Klassis mini tuli finaaliks rajale koguni 26 võistlejat ja esireast alustasid Hugo Rajamets ning Andri Tšiikin, nende selja tagant Teodor Toobal ja Tõnis Toomingas. Hugo on vahepeal häid sõite teinud Soome meistrivõistluste etappidel, kus konkurents kraadi võrra kõrgem. Langel tal võitmisega mingi probleeme ei olnud. Lisaks ülekaalukale esikohale ka kiirem ring. Aga järgmise 4 vahel Tšiikin, Toomingas, Kasema ja Toobal toimus tõsine võidusõit, seda ka viimasel ringil. Kõige suurema tõusu tegi alles 8. kohalt alustanud Johannes Kasema, kes lõpetas Tõnis Toominga järel 3. ja Andri Tšiikin suruti esialgu 4. Siis sekkusid aga kohtunikud. Tõnis Toomingas sai 3-sekundilise karistuse, mis jättis ta hoopis 5. ja poodiumile tõusid võitja Hugo Rajamets, 2. Johannes Kasema, 3. Andri Tšiikin ja 4. jäi Teodor Toobal. Hugo, sõit oli sulle võib öelda, et selline kerge? Jah, ainuke põnev koht oli stardis, kuna Andri proovis väljast mööda minna väheke,
oli ka mind nagu sisse, proovis mind lükata, et ma sõidaks ennast kinni, aga jah, siis sai kenasti minema ja hakkasin üksinda sõitma. No 2 ringi enne lõppu oli veel seis suhteliselt nutune, aga mis siis juhtus? Teodor Toobal üritas Tšiikinist mööda minna ja siis nad nagu hoogi põhimõtteliselt seisma neil ja siis ma sain neist mõlemist mööda. Ja viimane ring oli ikka selline väga super sõit, mis sa tegid. Jäid ise ka rahule? Jaa, väga. Mis need õiged otsused, kus kurvides tegid? Ei tea. Mis su peas toimus? Sa ikka viimase hetkeni lootsid? Jaa, väga lootsin. No oled teise kohaga väga rahul? Jaa, olen. Kõige põnevam oli langel OK-klassi finaal, kus esireast alustasid Markus Kajak ja Karmen Kraav, tihedalt seiramas kõik ülejäänud finalistid. Tõrkuva kaardi tõttu pidi boksi teelt alustama kvalifikatsiooni kiireim Ruben Volt, kelle põhihooaeg möödus Itaalias kereautode sarjas, kus ta enne viimast etappi on 6. kohal. Esikoha heitlusse sekkusid 4 kiiret: Markus Kajak, Karmen Kraav, Robin Särg ja Joosep Planken. Kiiremaid ringe sõitis nende selja taga Ruben Volt, aga vahe liidritega oli juba liiga suur. Korraks juba tundus, et võidu võtab Karmen, siis hoopis Markus. Finišis oli aga esinelik 1,5 sekundi sees. Viimasel ringil oli kõige osavam Robin Särg, kellele see oli hooaja esimene etapivõit. Teine suur favoriit Markus Kajak ja 3. Karmen Kraav, kes endale nime teinud juba autoroolis BMW sarjas. 4. lõpetas seekord Joosep Planken, kogu võistluse kiirem Ruben Volt jõudis tõusta 6. No mis mõttega läksid finaali? Et Plankenil ära teha. Nii väike plaan ainult Plankenil ära teha ja vaata, mis välja tuli. No räägi sõidukäigust. No terve aeg lootsin, et Karmen viiaks Kajaku kinni, siis lõpuks sai kätte ja lootsin, nad hakkavad võitlema ja see on mööda. Ja et Planken minust tagant ka mööda ei läheks ja ta ei läinud. Vahepeal said ette ja siis tuli jälle anda esikoht käest ära. Millal sa lootsid, et ikka tuleb sinu kord veel? Ei, minust ei mindud kordagi mööda. Ja ma olin kogu aeg 3. ja siis sain teiseks ja siis S-aks. No ma usun, et siin ei ole vaja mul küsida, et kas jäid rahule? Ei. Markus, sa oled sellise mueda näoga alati, kas sa võidad või pead teise kohaga leppima? Kas seda, et sa Eestis teise kohaga pead leppima, ega seda pole vist tükkaga juhtunud? Et ei ole hea, et täna kindlasti Robin ja kõik teised tegid väga head tööd ja oli kindlasti väga huvitav. Ma usun, et võidusõit oli ikka äge, et kõik pidite seda nautima tegelikult. Ja, et kindlasti väga äge ja pingeline. Kas tundus nii, et kas sul kulus rehv ära või oli kaardiga mingi probleeme natukene? Natuke kaardiga ja sõiduga ka, ma arvan. No Karmen, kartsin sõidu algul, et poisid kipuvad seal liiga tegema, ei midagi. Sõitsid nagu lõvi nende vastu, mis sa ütled oma sõidu kohta kommentaariks? Täitsa enam-vähem oli, et õnne oleks võinud natuke rohkem olla, paar viga tulid ka sisse. Aga järgmine kord paremini. No need vahele sööstud seal olid ikka, sul üks kurv oli nagu eriline leivanumber, mis seal klappis hästi. Jaa, klappis hästi ja tundsin end hästi seal kurvis. Viisid pidurdus maa minimaalseks ja kõik klappis? Jaa, täpselt. Jääd 3. kohaga rahule? Mitte päris, aga järgmine kord saab uuesti proovida. OK juniorklassis sõideti 20 ringi ja eelsõitude põhjal alustas seda parimalt kohalt mullune Soome meister Iivari Toomilehto, kes ka kohe liidriks asus. Kiiruse poolest kuulusid samasse liigasse veel Mark Dubnitski, Mia Pankratov ja Damir Mingasov. Mida ring edasi, seda kindlamaks muutus Mark Dubnitski sõit, kes lõpuks 2,7 sekundilise edumaaga etapiga võitis. Järgmise 3 vaheline lõplik seis selgus alles pärast kohtunike otsust. Ajalise karistuse sai esialgu teisena lõpetanud Mingasov ja nii tõusid lisaks Dubnitskile poodiumile veel teisena Iivari Toomilehto ja 3. Mia Pankratov. Mark, räägi oma sõidust. No, pärast stardimaa olin 3, aga kiirus oli pärast okei ja siis ma tõustin esimene. No sa teadsid, 20 ringi on sõita, et jõuad küll. Oled rahul oma sõidu? Jah. No Mia, räägi kõigepealt sõidust. Sõit oli algusest peale ikka päris äge. Suht esitav oli. Enne ei läinud päris oodatud ja finaalika no mitte see, mis ma ootasin, aga no tänu õnnele sõitsid pool. No õnne peab ka olema, aga sa oskasid omad võimalused ära kasutada? Vahepeal mitte, et olenes olukorrast.
nagu Ameerika mäed natuke üles, natuke alla. Täpselt nii. Pika võistluspäeva lõpetas kaatselt 2 klassi 25 ringiline finaalsõit, kus esimese põnevuse tekitas juba stardimoment, mida kohtunikud hiljem pikalt käsitlesid. Siim Leedmaa kõrvalt teiselt kohalt alustanud Markus Kajak korraks võpatas ja koos sellega kaotas ka hea võimaluse võita esimene kurv. Siim Leedmaa pääses nüüd liidriks ja kogenud sõitjana ta seda kogu finaali jooksul enam ei loovutanud. Võistluse käigus tekkis 2 paari, ees Leedmaa Kajak, nende selja taga Kallasmaa ja Piirimägi. Selle neliku järel hoidis lõpuni 5. kohta Maarja Vendla. Sõidu kiirema ringi tegi Markus Kajak, aga Siim Leedmaa etapivõitu see ei vääranud. Selle tandemi järel kaitses Kaspar Kallasmaa kõik Sten Piirimäe rünnakud ja tõusiski poodiumi 3. astmele. Siim, lõpuks tuli ära, võib nii öelda, mis ei söötud sõidu kohta? Lõpuks jah. See võttis kindlasti aega võita, aga tänu kogemustele ma ütleks, et see aasta olen lõpuks nii palju sõita saanud, et vaikselt saime Markus ja teistega temposse ja nüüd siin oli hoog suurepärane ja tuli võit ära. Selja taga Markus sõitis järjepanu kogu aeg natukene grammi võrra kiiremat ringi. Mis mõte sul peas oli? No, ta on, ma arvan, kõige tugevam konkurent, kes mul on olnud veel ja vabustalt kiire ja hästi oskab mööda sõita, nii et närv oli kogu aeg pingul ja ma arvan, et siiani mu elu kõige parim ja raskem võit, mis mul üldse on tulnud karjääri jooksul. Sa ise ütled selle stardi kohta, kui sa selle nõksatus tegid, kas see oli vale start või ei olnud? Need foorid olid kuidagi kaua ja siis ei oska mida. Ja minu meelest, et sa tegelikult kaotasid selle nõksatusega? Natuke kaotasin ja kohtunikud tegid õige otsuse, et isegi kui see ajaline karistus tuleb, see ei muuda midagi. Teine koht on sul käes. Palju õnne. Kaspar, sa ütles, et 2 esimese vastu on raske. Järelikult võtsid siit koha või räägi, kuidas see plaan siis oli ja kuidas see teostamine oli? Tegelikult olen üldse siin rajal väga vähe sõitnud. Täna on vist 5. päev siin raja peal sõita. Kui nägin jah, et esimesed 2 lähevad väikselt eest ära, siis proovisin lihtsalt tempot hoida, aga Sten oli oluliselt kiirem. Nagu näha, siis viimased 10 ringi pidin, ütleme iga 3 ringi tööd tegema, et Steni jälle siis maha raputada natukene. Võistkondlikus arvestuses olid 3 paremat: Aix Racing, THR Estonia ning Tark Racing. Eesti meistrivõistluste viimase etapi finaalid sõidetakse 2. oktoobril Aravete kardirajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.